Tere! Tere, head inimesed, vaatajad, kuulajad. Olete liitunud järjekordse episoodiga otselülitus ühiskondlike illusioonide kliinikust. Mina olen siis doktor Lõvi. Ja nagu te näete, pühapäeval ka tööl. Olin veits pahuras meeleolus, mõtlesin, et ma tulen parem tööle. Et rakendan oma energia millegi kasuliku otstarbeks. Millest ma tahan täna rääkida? Episood number 3. Kui aju kutsub poodi, aga hing kutsub voodisse. Ja siis alateemad: distsipliin, dopamiin ja neuraalrajad taastumisel. Täna siis räägime sellest, et miks me väsinuna või pingeseisundis ei tee just kõige arukamaid otsuseid. Ja me valime kergema vastupanu tee. Olen enda puhul täheldanud, et kui ma olen väsinud, siis ma soovin süüa just kõige ebatervislikumat toitu. Ja mingid vanad harjumused löövad välja. Et läheks jooks, oletame, veini. Et just siin Pärnus, kust see otselülitus tuleb, oli see grillfest, selline kavalalt palgapäeva nädalavahetusele topitud õllesummerilaadne toode, kus siis inimesed saaksid auru välja lasta. Ja loomulikult tunnen seda suminat, seda energiat, tänavad rahvast täis. Mõtlen ka, et läheks ka nagu mekiks midagi. Kuigi tegelikult viimasel ajal ma tunnen, et kõige suurem supervõime, mis mul ongi just kainus ja teadlikud valikud. Aga miks siis meie aju ütleb meile, et mine osta veini või õlut, kuidas kellegile. Aga süda või hing, nagu tegelikult ma tean, hing teab, süda teab, neid allegooriaid on palju. Et tegelikult ma tahaksin lihtsalt puhata, ma tahaksin lihtsalt rahu ja ma tahaksin lihtsalt magama ära minna. Ja miks on siis voodisse ronimine tõeliselt revolutsiooniline tegu? Et mis seal ajus siis toimub? Ja nüüd kõigepealt tuleks loobuda sellest enesehaletsusest ja enesesüüdistamisest, et vaadata asjale selge, adekvaatse, objektiivse nurga alt. Et see ei ole iseloomu viga, vaid see on lihtsalt närvisüsteemi muster. Dopamiini teooria oleks järgmine, et aju tahab tasu. Eriti kui sa oled väsinud ja emotsionaalselt tühi. Ja vanad rajad on tugevad. Näiteks alkoholi, suhkru või mingi muu vahendi kaudu enese vaigistamise rada on tugev nagu maantee.
meie ajus on siis neuraalühendused, mida me oleme ise loonud endale. Erinevatel põhjustel, ei hakka seda siin praegu lahkama nii põhjalikult. Et kui sa oled stressis või väsinud, siis aju ei kasuta niivõrd loogikat, vaid läheneb probleemile automaatselt. Ja see automaatrežiim ütleb siis, et mine tee seda, mis varem tundus hea või mis on üldine tava. Ja isegi siis, kui sa tegelikult tead, et see ei ole enam sinu tee. Ja nüüd jõuame siis enesekontrollini, distsipliinini. Et distsipliin pole ka jõu küsimus, et see pole mitte ainult selline tahtejõu triumf, vaid teadlikkus, et me õpime neid hetki ära tundma, et kui me oleme üle väsinud, siis me juba teame, et milline vana käitumismuster neuraaltee siis rakendub, kuidas meie keha füsioloogia võtab üle. Me saame selleks valmistuda. Ja jah, et väsimus ei pea tähendama nõrkust, lihtsalt aju tahab kiiret lahendust. Ja siis näiteks eile õhtul vaatasin, kuidas inimesed lõbutsevad, mõni ühtemoodi, mõni teistmoodi ja ma tahtsin ka natukene sellest osa saada. Oleme siin ühiskondlike illusioonide kliinikuga just kolimas ka, seda enam. Terve päeva pakkimist, asjade ümberkorraldamist, loomulikult sooviks ennast premeerida kättesaadavate vahenditega. Aga ma lihtsalt otsustasin minna voodisse teki alla ära. See oli teadlik valik. Ma ei teinud nüüd midagi suurt, aga see on ikkagi uus algus, sellise valiku tegemine, et ma hakkan nüüd looma endale uut neuraalteed, neuraalmaanteed, et kuidas ma siis käitun väsimuse korral. Et läbi selliste harjutuste siis tekivadki uued harjumused. Mis ma siin veel? Ühesõnaga siis uus harjumus võrdub uus rada. Iga kord, kui me teeme midagi teistmoodi, siis aju ju, oletame, et aju ütleb, oot, kas see on uus rada? Ja kui sa seda korduvalt teed, siis tekibki uus närvikanal. Alguses on see kitsas metsarada, kuid lõpuks lai turvaline tee. Ja see võiks ollagi motivatsioon, kui alguses on neid valikuid raske teha. Ja peab olema hästi distsiplineeritud ja kasutama tahtejõudu, siis võtke see endale teadmiseks, et läheb kergemaks. Iga korraga läheb aina kergemaks. Jah, me siin räägime neuroplastilisusest. Ja siis, kuidas toetada oma aju taastumisel? Tee õiged otsused lihtsamaks ja valed otsused keerulisemaks. Ja hoia kodus või enda ümber häid valikuid käepärast.
vesi, soe valgus, tekid, turvalisus, hea muusika. Ja tee lihtsalt näiteks poodi minek alguses endale keerulisemaks. Noh, küll sa leiad mingi kavala võtte. Ja loomulikult me toetame oma aju tervist pika ahelaliste rasvhapetega, omega-3, uni, mõõdukas liikumine. Need kõik toetavad närvisüsteemi ja teevad head valikud, head otsused kergemaks. Ja siis, mis ma siis lõpetuseks ütlen? Jah, natukene selline poeetiline finaal. Elu mind painutas, nüüd tõusen kui tuld. Iga kord, kui ma ei vali vana rada, siis ma ütlen maailmale, oma ajule, et see lõvi ärkab. Ja see lõvi ei tee kahjulikke valikuid, vaid ta läheb ilusasti koju ja läheb ilusti teki alla. Kui see episood resoneerus, siis palun kirjuta, joonista, jaga, et võib-olla seisad sina täna samade valikute ees ja võta siis endale see teadmiseks, et sa ei ole üksi ja sa ei ole katki. Sa oled lihtsalt inimene, kelle aju õpib uuesti elama. Aitäh sulle, ilusat pühapäeva ja kõike head!